Kui rääkida melatoniinist, siis millises annuses ja kui pikalt peaks seda tarvitama, et parandada unekvaliteeti? Et kui me oletame, et melatoniin sobis antud inimesele, et siis toimet võiks oodata 2 nädala jooksul vähemalt, sest et melatoniini see on faasi muutev või unerütmi muutev toime võib tulla veel 2 nädala jooksul. Nii et see kuur ise võib olla kuuse pikkusega, et need kuuri pikkusi ei ole ka määratud, aga kindlasti kuur ei peaks lihtsalt jääma kestma, seda võiks püüda lõpetada ikkagi ise ja kui unetus taastub, siis tõenäoliselt peaks abi otsima edasi. Aga annused on siis 0,5–1 milligrammist kuni 6 milligrammini umbes, nii et need on väga erinevad ja erinevatel inimestel sobivad erinevad annused ja samamoodi on siis olemas siis pikatoimelisi ja lühitoimelise variante, et sealt samamoodi peaks endale valima siis, mis rohkem sobib. Nii et ja kogu see mõju on äärmiselt individuaalne. Doktor, millise lisaväärtuse võiksid anda melatoniinile rahvameditsiinist tuntud Balderian ja Meliss? No nii, et kui need 2 asja kokku panna, siis kui melatoniin on siis tegelikult seda unerütmi muutev aine ja sobib nendele, kellel on siis midagi puudu just selle unerütmi reguleerumisel või see uni on hilisem ja teda on vaja varasemaks tuua, siis Balderian ja Meliss annavad ilmselt rahustava toime juurde, nii et see võib siis nendel juhtudel, kus tegu on ka sellise stressi või ärksuse tõusuga, leebelt aidata siis ka rahuneda lisaks siis unerütmi toetamisele. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh!